Tehnikamaailm taas meil uus number ilmunud esilehel midagi väga huvitavat. Ma eeldan, et see on Genfist ja Genfi näitus on tugevalt sees. Mis sa siis küsid? See on ju selge see, et Genfi näitus on loomulikult aprillikuu numbri alati üks põhilisi teemasid, mida küll teha ajakirjad tsükkel on natuke ju pikem ka ja seekord siis põhjalik ülevaade tõesti näitusest tehtud siis natuke ka teemade lõikes, et autod, mis Eestisse tulevad, põnevamaid luksusautosid, põnevamaid maastureid, muskleid autosid ja päris pöörasid ideid ka veel eraldi välja toodud, nii et rubrifitseeritud korralik näituse ülevaade, kes Genfi sattunud kindlasti lappab selle läbi ja leiab siit väga palju põnevat ja ka autosid, mis on kohe Eestisse tulemas. Nii, aga mis veel põnevad teemad on, sest ma saan aru, et mis meil siin juba enne loo salvestamist kirgi küttis oli keskmine auto, mida Eesti inimene kasutab. Jah, meil üks kaasautor võttis kätte ja tegi korraliku ekskursiooni Maanteeameti autoregistri statistikasse ja uuris välja, millised autod Eestis arvel on, et üritas selgitada välja Eesti kõige keskmise auto. Et vaadates siis keskmist vanust, keretüüpi, mootori töömahtusid, kõiki selliseid andmeid ja me saime kokku sellise täiesti ootuspärase Eesti keskmise auto, aga eks selle võiks siit siis ajakirjast ära lugeda. Jätame põnevust ka natukene. Testinud olete midagi, ma eeldan, et ka rehvid veel on tähtsad. Kevadhooaeg on suverehvide aeg loomulikult ja õnneks siin me kartsime natukene, et äkki see kevad on tänavu nii varane, et oleme lootsatud hiljaks jäänud, aga õnneks viskas siin veel viimasel nädalatel natukenegi siin seal lundki, nii et sõidetakse veel talverehvidega küll ja on paras aeg suverehvidele kindlasti varsti üle minna, et põhjalik ülevaade kõigist põnevamatest rehvimaailma uudistest ja siis ritta pandud nad siis premium-markidest kuni selliste tundmatumate nimedeni välja, nii et kelle rehvivahetus ees on, siis kindla peale leiab siit asjaliku materjalida. On sul veel midagi, mis väärib praegu mainimist enne lehe ostmist? Kindlasti on meil siin seekord taas sõidetud põnevate autodega, loomulikult ka autorubriik ja hobiauto poole peal, siis seekord võiks välja tuua väga põneva Eestisse tulnud hobiauto siin teise maailmasõja eelsest ajast ehk Pierce Arrow, mis on ka Ameerika Ühendriikide presidendi sõiduk kunagi olnud, nii et väga uhke, et üks selline sõiduk on nüüd Eestis olemas ja iga huviline saab seda vaatama minna esialgu ajakirjast ja pärast, kui soovi on ka Tallinnast väga kaugelt koha peal. Ja arvestades seda, et jalgratturid on tänavatele ilmunud siis, ja rattarallid kõik võimalikud toimumas, siis on seekord ka vaadatud võimalusi, kuidas jalgrattast autoga transportida ja siin on siis 3 erinevat alternatiivi ja teeme selgeks kõigi nende võimaluste head ja halvad küljed, et kes hakkab rattaid vedama lähiaegadel, siis asub needki 3 lehekülge üle vaadata.